Ma usun, et järgmise loo teema tuleb väga paljudele tuttav ette. Pealt näha nagu täitsa tugev ehitis, kõrvaloone. Ehituslikust küljest me ei hakka selle kvaliteeti arutama, sellepärast, et tundub, et vundament unus nagu alla tegemata. Igal juhul näete, 2 esimest lauda on läinud seda teed, kus nad pidid minema. Nad on lihtsalt mädad. Vahendid, finantsid nagu puuduvad selleks, et hakata nagu täisremonti tegema, vundamenti alla ehitada. See näeb kole välja, see tähendab, peaks alumised lauad välja vahetama. Selleks, et laudade ost teha, on minu soovitus, kuna me ei tea, mis ajastust need lauad pärit on, kas me leiame nii-öelda mõõdu järgi päris sobiva laua. Võtame proovitüki ja siis sellega puumarketisse, et vaadata, kas me leiame sellise laua, mis täpselt siia sobiks. Nii, suurepärane. Ja ma tahaksin veel kord rõhutada, et tegelikult mitte midagi imelikku ei ole, kui teil on kodus sellist parandamise, sobitamise tööd voodirilaudadega või ka mõne teise lauaga vaja teha, siis võimalusel võtke see proovitükk ja tulge siia puumarketi kauplusesse. Stendid on väljas, stendid on mõlemas Tallinna puumarketi kaupluses olemas, nii Männikul kui ka siin Laki tänaval. Ja päris nii-öelda proovige, sobitage, milline laud nüüd teile kõige paremini sobib. Meie puhul siis jah, tegemist täispunn lauaga, see tähendab, et see servakene siin, seda kutsutakse punniks, läheb üleval oleva laua soone sisse ja nii moodustub tihe laudis. Nüüd esimene valik, vaatame siit seina pealt üle, kus on meil täispunn lauad. Ilmselt see on liiga lai. Siin on tegemist poolpunn lauaga, täispunn laud, jälle lai ja see külje kalde osa on ka meile mitte sobiv. Läheme veel mööda seda valikut edasi ja nii, see peaks silma järgi sobima ja tõepoolest see sobib ka nii, et kuigi tegemist ikkagi siin on poolpunn lauaga ja vähemalt esimese sobituse poolpunn täispunniga kokku panna, ilmselt tuleb natukene tööd teha, aga enne veel, kui ma hakkan vaatama, et missugune see tööprotsess peaks olema, kaupluse teise serva ja vaatame üle, millist värvitooni me vajame selle laua värvimiseks. No nii, stend on siin väljas. Natukene lappamist. Need on siin liiga valge, liiga pesikas. Tundub, et see sama värv täiesti sobib ja siit juba edasi kiri väljas. Püsipakkumist Teknose värvidele puumarketi projekti müügis, see tähendab, et päris letti ma otsima ei lähe, aga värvi saan ma siit ka veel kaasa. Ja nüüd siis kõige viimane asi, kuidas ma põhimõtteliselt sobitan kokku 2 sarnast, aga samas ka erinevat lauda. Üks siis täispunn laud, teine poolpunn laud, see on vana laud, mis praegu hetkel seal selle kuuri seinas on. See on uus puumarketi laost, minu palvel toodi mõned näidised siia laua peale. Ja tegemist on siis kõigiga värvimata lauaga ja ette krunditud lauaga. Ja kõige parem kokku sobitada neid minu meelest on nii, et kui nüüd sinna koha peale uuesti minna, siis proovime ettevaatlikult maha võtta viimase täislaua, mis on korrektne, mis jääb seina ning kui see laud on käes, siis ma märgin siia serva peale, kus kohas, kui sügav see soon on. Ja mul on saag seatud täpse sügavuse peale, et ta rohkem ei lõika. Ning nii, selliselt korralikust täispunn lauast on saanud meil poolpunn laud ja nüüd, kui me paneme selle vana laua, mis on natukene ümber töötatud tagasi ja siis saame suruda talle uue laua altpoolt külge ja me saame praktiliselt sellise seinapinna, nagu me tahtsimegi.
Ja päris lõpetuseks ma teen ühe proovi veel, kuna mulle toodi siia neid näidistükke või proovitükke toodi mitmed laua peale. Need on siis 2 alumist lauda, mis lähevad uueks sinna ja see uus on nüüd vana laud, mis läheb tagasi ja praktiliselt need laiused ka nii väga ei erine, et nad hakkaksid väga teravalt silma torkama. Nii et tundub, asja on võimalik sobitada küll. On vaja nüüd praegu ainult ostud ära teha, lauakoorem õlale, nagu vanasti ikka Eestimaal tehti ja siis kodu poole.